Kallid valimiskooli sõbrad. Eelmise valimiskooli lõpus sai esitatud küsimus, kuidas sai demokraatlikust Isamaliidust ja väga demokraatlikust Res Publicast ühinemisel mitte nii demokraatlik Isamaa ja Res Publica liit. Sellest, kuidas see juhtus, täna räägimegi. Isamaa liit, Res Publica. Säärane on seis 2006. aasta alguses. 2 erakonda, sarnane maailmavaade. Aga mis veelgi olulisem, mõlemad on parlamendis opositsioonis ja esinenud suhteliselt nõrgalt kohalike omavalitsuste valimisel. Tallinna volikogus saab Isamaa liit 7 ja Res Publica vaid 3 kohta. Tulemas on aga Riigikogu valimised. Res Publical on põhjendatud hirm, et langeva populaarsuse tõttu jäävad nad sootuks parlamendi ukse taha. Sünnib otsus ühineda. Tagatubades viimistletakse pikalt ette Eesti poliitika läbi aegade hoitud saladuse viimaseid detaile. Ühinemine vormistatakse 2006. aastal. Oma kandideerimiskõnes ütleb esimeheks valitud Mart Laar. Selles erakonnas moodustavad esimees ja aseesimehed ühtse meeskonna. Selles erakonnas pole ei ees ega tagatubasid, vaid otsused langetatakse täna valitavas eesseisuses ning volikogus. Lisaks liitub erakonnaga mitmeid uusi tähtsaid arvamusliidreid. Teiste hulgas Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo. Uue jõuga minnakse vastu Riigikogu valimistele ja ühinenud Isamaa ja Res Publica liit saab sinna 19 kohta. Ühinemine on olnud edukas, kuid erakonna sees jäävad püsima erinevad leerid. Ühe moodustavad vanad Isamaa liitlased Laar, Herkel, Vahtre, Luukas. Teised noored Res Publica äraostmatud Vaher, Reinsalu, Raudne, Parts. Pinged 2 leeri vahel süvenevad. Esimesena lahkub poliitikast Taavi Veskimägi. Endisel rahandusministril saab kõrini, et erakonna sees ei toimu avatud diskussiooni. Mõttevahetus on kärbunud. Järgmisena läheb Ott Lumi. Res Publica endine peasekretär ütleb avalikkusele, et soovib oma karjääris edasi liikuda. Kuluaarides saistatakse, et ühele Res Publica alusepanijale ei sobi isamaliitlaste ritades vohav niinimetatud vanade vabadusvõitlejate kiitmine ja neile pugemine. Omaette leeri moodustavad juba ühenderakonnaga liitunud Aaviksoo juhtimisel. Kaitseminister punub intriige, et mängida üksteise vastu Laari ja Partsi tiivad. Viimased saavad sellest teada ja otsustavad Aaviksoo erakonnas pigilinu rolli jätta. Kuid lõhed süvenevad. Nüüd juba pöördumatult. Noored Res Publica poliittehnoloogid otsustavad, et on aeg koondada võim erakonnas lõplikult enda kätte. Nad leiavad ka sponsori. Endise linnapea ja erakondade pikaaegse rahastaja Tõnis Paltsi, kellele lubatakse garanteerida tulevikus riigi rahadega nii mõnedki olulised investeeringud. Näiteks Tallinna Sadamas. Koos mõeldakse välja strateegia, pannakse paika taktika. Esimese sammuna otsustatakse. Erakonna esimehena lubatakse jätkata Mart Laaril. See on strateegiline samm, millega tehakse Isamaa leeri võimalik kriitika ja vastuseis juba eos väga keeruliseks. Teine samm. Kõik piirkondlikud organisatsioonid tuleb üle võtta. Sellega alustatakse 2009. aasta sügisel. Res Publica võtab osakondadesse vastu uusi liikmeid, minnes mööda kõigist protseduurireeglitest, rääkimata eetikanormidest. Paljud uued liikmed püsivad erakonnas vaid erakonnasiseste valimisteni. Seejärel nad lahkuvad. Strateegia on edukas. 4 kuuga on piirkondlikud organisatsioonid Res Publica tiiva kontrolli all. Nii pannakse käsi ette isamaliitlaste propaganda levikule
ning kontrollitakse infovoogusid enne suurkogu. 3. samm. Ettevalmistused suurkoguks. Taas organiseerib Res Publica erakonda uusi liikmeid. Jaanuari alguses raporteeritakse. Erakonda on lisandunud 9000 liige. Selle numbri saavutamiseks läks aega 16 aastat. Kõigest 6 ajaga toovad niinimetatud äraostmatud erakonda juurde aga veel enam kui 500 liiget. Kasutatakse erinevaid taktikaid. Kõige tavalisem on äraostmine. 800 krooni igale uuele liikmele. 4. samm. Isamaa ja Res Publica Liidu suurkogu. See toimub veebruaris 2010. Kõiki uusi liikmeid on juhendatud, kuidas ja kelle poolt hääletada. Piirkondade tasandil on tehtud tublit tööd ning sealtki tulevad truud toetushääled. Toimuvad juhatuse ja aukohtu valimised. Res Publica teeb siin puhta töö. Nad on võitnud. 5. samm. Ametikohtade jaotamine. Võetakse maha vana peasekretär ja paika pannakse uus. Ken-Marti Vaher. Tema on olnud koos Urmas Reinsalu ja Indrek Raudsega kogu võimupöörde üks mootoreid. Lisaks nimetatakse ametisse poliitiline sekretär ja tegevjuht. Tegevjuhiks kinnitatakse Tiit Riisalo, Res Publica mees. Erakonna esimeheks jääb esialgu Mart Laar, kes vastutasuks ei võta midagi ette toimunud võimuhaaramise vastu. 6. samm. Otsade kokkutõmbamine. Mõned isamaliitlased püüavad toimunule tähelepanu juhtida. Andres Herkel avaldab protesti ning nõuab Tallinna piirkonna juhi Siim Valmar Kiisleri maha hääletamist. Piirkonna juhatuse valimistel võidab Kiisler aga mäe kõrguselt. Võimupööramine on lõplikult kinnitatud. Enamik jaanuaris erakonda astunuid lahkub nüüd Isamaa ja Res Publica Liidust. Nende töö on tehtud. Mai 2010. Nagu näete, on seis Isamaa ja Res Publica Liidus järgmine. Res Publica äraostmatud on äraostmiste tulemustel saavutanud erakonnas absoluutse võimu. Kriitikahääled jäävad nõrgaks. Vajame reaalset tegijat, kes suudaks kogu masinavärgi tööle panna, ütleb Laar Vaheri kohta. Läheme välja ühtse ja tugeva meeskonnana. See oli 3. osa meie valimiskoolist. Teemaks, kuidas korraldada pealtnäha demokraatlikus erakonnas ebademokraatlike vahenditega võimupööre. Tänane küsimus vaatajale kõlab. Kui sinu erakonnas ei ole Tõnis Paltsi, siis kust leida piisavalt finantse oma eesmärgide teostamiseks? Vastused palun saatke meile info@eesti.ee. Püsige lainel.